vastu võtud. Meie päevakorra 8. punkt on Elva tänav 25A krundi detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ja ettekande kõnetoolist taas abilinnapea Arno Laur. Palun! Aitäh, hea esimees ja head volikogu liikmed, et lõpetuseks siis üks väga väike planeering jälle, 716 ruutmeetrit krunt. Tõsi ta on, et krunt on ebaloomuliku kujuga. Aga see on juba sündinud fakt, nii et me täna tegelikult ikkagi lähtume väljakujunenud olukorrast ja sellele 716 ruutmeetrisele krundile soovib siis algataja või nii-öelda huvitatud isik siis saada ehitusõiguse üksikelamu ja abihoone ehitamiseks. Ja see üksikelamu oleks siis kahekorruseline, circa 150 ruutmeetri suuruse ehitusaluse pindalaga elamu ja circa 25 ruutmeetrine ühekorruseline kõrvalhoone. Et iseenesest kõik on täitsa mõistetav ja arusaadav ja selle tõttu ei ole ka linnavalitsusel muud ettepanekud, kui see planeering algatada. Tõele auandes tuleb muidugi öelda seda, et kui meil täna oleks krundi jagamine käsil, siis seda laadi krunti moodustada muidugi ei saaks. Aga et see krunt on eksisteeriv ja seal on ka kunagi elamu olnud, mingi circa 60 ruutmeetrine, mis tänaseks on maamuna pealt kadunud, siis ei ole meil ka põhjust ega õigust takistada selle krundi hoonestamist. Aga nende asjade läbiarutamiseks ongi lähteülesanne mõeldud. Aitäh, palun, kas on küsimusi? Kolleeg Jüri Kinter, palun. Selline küsimus, et kas oleks võimalik parandada redaktsiooniliselt punkti 4.7, kus peaks olema päästekeskus ega mitte lihtsalt päästekeskused. Teistes vastavates otsustes on päästekeskus ega. Ma arvan, et see peaks olema tehniliselt täitsa võimalik, et esimehe. Selge, võtame juba parandatud. Aitäh. Palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale ja kaasettekandeks taas sõna Arengu planeerimiskomisjoni esimehel Verni Loodman. Jah, aitäh. Nii nagu eelkõneleja ütles, on tegemist väikese kinnistuga ja siin saalis on ta ainuüksi sellepärast, et tegemist on miljööväärtusliku alaga. Aga mõistagi oli komisjon seda meelt, et me võiksime siin täna selle planeeringu algatada. Aitäh. Palun, kas on küsimusi? Küsimusi ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Repliigisoove või sõnavõtusoove ei olnud, kas on repliigisoove? Ei ole. Lõppsõna vajadust ei ole. Panen otsus hääletusele. Kes on otsuse vastuvõtmise poolt, palun hääletada? Poolt 35. Palun hääletada, kes on vastu. Vastu hääl ei ole, oleme otsuse üksmeelselt vastu võtnud.